Rasedus suvekuudel võib samal ajal tunduda nii palavalt kurnav kui ka mõnusalt kerge. Milliseid näpunäiteid on jagada nendele tulevastele emadele, kes ka suvekuudel last kannavad? Ja tõepoolest küsitakse meie käest väga tihti, et kas me rasedana tohime ka suverõõme nautida. Ja rasedus ei ole haigus. Tegelikult kõik tavapärane ka raseduse ajal võib jätkuda ja kõik need suvised tegevused, mida me oleme ka varasemalt harjunud tegema, neid võib teha. Ehk siis füüsiline aktiivsus, sportimine on pigem soovitatav, küll aga rasedate puhul ettevaatusega kõik spordialad, mis võivad traumasid tekitada. Siin pallimängud, erinevaid hüppeid sisaldavad spordialad, siis ujumine, et ka ujuda võib, küll aga tuleb arvestada, et kehatunnetus on täiesti teistsugune ja ütleme ka vee peal püsimise tunnetus on teistsugune. Päevitamine ei ole ka otseselt rasedatele ju keelatud, küll aga päikesepõletuse oht on veidi suurem ja kindlasti siin on märksõnaks mõõdukus. Kindlasti tuleks kasutada ka siis päikesekaitsekreeme. Pikad autosõidud, need on need, mis rasedale ei pruugi kõige paremini sobida, et siin on kindlasti ka soovitus eriti soojade ilmadega rohkelt vedelikku tarbida, rohkelt vett juua ja teha selliseid autosõidu ajal ka selliseid jalasirutuse pause, et kui on paar tundi autoga ära sõidetud, et tehaksegi peatus, käiakse ringi, nauditakse loodust ja siis võib see reis jätkuda. Üks levinud probleeme rasedate seas on veel tursed. Kuidas nendega toime tulla? Siin on ikkagi ka oluline rohke vedelikku tarbimine. Vahel mõeldakse, et kui ma tursed on, et kui ma joon vähem, et äkki sinne tekib vähem, ei vastupidi, et vedelikku peab jätkuvalt rohkelt tarbima, vältida soolaseid, vürtsiseid, rasvaseid toite, et pigem selliseid valgurikkaid, kergeid toite tarbida. Kas on jagada ka mõnda müüti, mis võib-olla rasedate seas on väga levinud, aga mis tegelikult tõele üldse ei vasta? Ja seoses rasedusega on tõepoolest levinud väga palju müüte ja selliseid väärarvamusi. Ja üks neist on päevitamise kohta, et rasedad justkui tohiksid küll tunde rannas päevitada, aga ainult kõhu peab rätikuga kinni katma. Mis iseenesest ei vasta tõele, sest nii nagu ma ütlesin, et päikesekiirgus rasedust mitte kuidagi ei mõjuta, küll aga mõjutab nahka ja seda üle kogu keha. Et vastupidi, et rannas viibides kõht võib olla paljas, küll aga see kõht tuleb kenasti määrida sisse päikesekaitsekreemi. Ja millal võiks ennast rasedana kirja panna? Soovitame rasedusega arvele pöörduda seal 6-9 rasedusnädala vahel. Küll aga väike erisus see, et suvisel ajal tõesti tasuks varakult juba ette planeerida oma visiidi aega. Rohkem infot rasedusega arvele tuleku kohta leiate meie kodulehelt ja info ka raseduse kohta leiate meie raseduse äpist.